Räägime endiselt metsa mõõtmisest. Tauri Arumäe Eesti Maaülikoolist. Tere siis ka minu poolt. Tegelikult igapäevatööd ma teen RMK-s. Igapäevatöö ei ole avalik esinemine, on kaugseirega tegelemine. Ja räägingi siis täna teile natukene sellest, kuidas siis kaugseire abil mõõta metsa ilma ise metsa minemata. Alustan siis sealt, kus Ants pooleli jäi, ehk siis nendest samadest lidari punktidest, mis tegelikult metsandusliku kaugseire jaoks on A ja O. Lisaks siia siis tulevad juurde veel satelliidiandmed, erinevad ortofotod ja nii edasi. Ja nende samade punktipilvedega mina siis igapäevaselt tegelen ja üritan siis aru saada, kuidas nende kaugseire numbrite taga siis lõpuks näha seda metsa. Ja kui ma alguses ütlesin, et metsa minema ei pea, siis tegelikult ma mõtlesin pigem seda, et mina ei pea metsa minema. Et keegi peab minema metsa ja mõõtma meile ära proovitükke. Proovitükid on siis hästi klassikalised mõõtmismeetodid. Meil on mingi 10-20 meetrit raadiuses ringproovitükk, kus siis keegi metsas käib ja mõõdab üle ära meile siis sellised klassikalised tunnused, metsa kõrgus, diameeter, tagavara, koosseis. Ja lõpuks siis, kui meil koguneb neid proovitükke mingil hulgal, saame hakata tegema üldistusi, kaugseire mõttes saame hakata tegema siis mudeleid, algoritme, õpetada välja oma tehisintellekti, midagi ennustama. Ja küll oleks hea, kui niisugune süsteem oleks Eestis olemas. Ja ongi. Et eile tutvustati teile värskeid SMI proovitükkide tulemusi. SMI proovitükid ongi siis tegelikult üle Eesti paigutatud süstemaatilised mõõtmispunktid, mis siis on kuskil 7 või 10 meetrit raadiuses. Sellel alal mõõdetakse ära siis meile huvipakkuvad tunnused, metsa kõrgus ja nii edasi ja nii edasi. On veel erinevaid andmestikke, kasutame ka Maaülikooli kasvukäigu proovitükke. Mis siis selle andmestiku puhul kaugseire jaoks kõige olulisem on see tsentrikoordinaat. Põhimõtteliselt, kui keegi läheb metsa mõõtma, siis meil oleks vaja teada, kus ta mõõtis. Ja kui me teame, kus ta mõõtis, saame me siis sama ala kohta lõigata välja näiteks ühe punktipilve. Ja siin ongi siis üks lihtne proovitüki punktipilv, mis on lõigatud välja siis samast kohast, kus keegi käis metsas mõõtmas. Ja nüüd meil on 2 andmestikku. Keegi käis metsas mõõtis, mitte mina, mõõtis ära tunnused ja me saame lõigata välja sama ala kohta mingi kaugseire andmestiku, olgu siis selleks lidari punktipilv. Ja saame arvutada seda punktipilve iseloomustavad tunnused, meetrikud, erinevad ja edasi hakkame juba otsima siis seoseid nende 2 andmestiku vahel. Hästi lihtne. Nüüd, kui me jagaksime kogu Eesti sellisteks väikesteks proovitükkideks, ehk siis kaugseire mõistes piksliteks, meil on olemas mingid pikslid, kus on mõõdetud, me teame, mis siin on olemas ülejäänud ala, kus siis võib-olla keegi pole käinud, aga meil on olemas seal kaugseire andmed, mingid numbrilised väärtused, saadud need siis kas satelliidilt, lidarilt, ortofotolt, mis iganes. Ja kokkuvõttes, kui meil need on mudelid tehtud nende pikslite põhjal, kus keegi on käinud ja rakendame neid samu mudeleid nendele pikslitele, kus keegi pole käinud. Ehk siis kaugseire põhimõte ongi see. Ja räägin siis nüüd natukene põnevamast osast, et mida me siis suudame mõõta praeguse hetkeni. Eelmisel aastal valmis siis kogu Eestit kattev puistuliigiline koosseisukaart Mait Langi eestvedamisel ja põhimõtteliselt ei ole siin mitte midagi muud, kui on kogu Eestit kattev kaart. Kui me vaatame kaardi sisse, siis siin on 25-meetrine piksel. Selle lapiteki värvide taga on siis metsaregistri põhised puuliigi värvid, männikud, kuusikud, nagu siin legendis kirjas. Ja see on saadud siis erinevate andmekihtide analüüsimisel masinõppega. Ehk siis meil oli satelliidi andmestik, meil oli metsaregistri andmestik, mille pealt me õpetasime seda masinõpet ja meil oli ka mullakaart, mille põhjal siis me hakkasime ennustama kõikidele pikslitele nii-öelda metsapuuliiki koosseisu. Ants rääkis ka siin põgusalt nendest protsentiilidest.
Väike märkus, et Ants kasutab natukene teistsugust meetodit, mis tegelikult ei tööta. Aga kui me lähme nüüd siis minu meetodi juurde, siis tegelikult põhimõte on sama. Ainuke vahe on see, et mina kasutan suviseid lidari andmeid, mis tähendab seda, et seal seda lehtpuu süstemaatikat ei teki nii väga. Ja protsentiilmeetod seisnebki hästi lihtsalt selles, siis, et meil on olemas mingi proovitükk või see lidaripilv ja me võtame siis täiesti lihtsalt 80% peegeldusi on sellest kõrgusest allpool, 20% ülevalpool. Nüüd teeme hästi lihtsa lineaarse mudeli, eks. Ennustame kõrgust, sisendiks on meil seesama 80% ja kui meil on olemas piisav arv proovitükke, saame me siis lähendada sinna need mudeli parameetrid A ja B ja kui me nüüd siis meenutame statistikakursust ja näeme R-ruutu, mis on üle 0,9, siis me teame, et see on väga hea. Ja saab ka minna paremaks võib-olla. Et kui ma ütlesin alguses, et meil on olemas nüüd siis kaugseirel põhinev puistu liigilise koosseisu kaart, siis meil tegelikult on olemas juba eelinfo selle kohta, missugune mets seal võiks olla, missugune liik ja me teame, et satelliidi andmete põhjal, spektraalse info põhjal eristuvad omavahel üsna hästi lehtpuud ja okaspuud. Ja siis me tegimegi lihtsalt 2 erinevat mudelit, on okaspuu mudel, mis ennustab siis metsa kõrgust ja on lehtpuu mudel, mis siis ennustab lehtpuudel metsa kõrgust. See on siis, ma arvan, vist tegin Kagu-Eestis Maaülikooli kasvukäigu proovitükkide pealt mudelid ja näeme samamoodi, et see seose tugevus on väga hea, üle 0,9 on R-ruut, lehtpuudel on küll see viga natukene suurem, aga jääb ta ikkagi üldiselt sinna 10% sisse, mis vist on lubatud ka taksaatoritele. Järgmiseks tunnus, mida me oleme üritanud hinnata ja üritame ka edasi, on siis puistu tagavara. Ja meie välja töötatud mudel, lidaripõhine mudel, põhineb siis klassikalisel mudelil, kus siis maht on G korda H korda F. Ja kui me võtame ette siis meie lidarimudeli, siis seal on samasugused analoogid, rinnaspindala, ehk siis mida meie saame lidari pealt mõõta on katvus. Katvus on siis võrade vertikaalne projektsioon ja võiks ta anda meile mingil määral aimu sellest, kui tihe see mets seal võiks olla. Teine, mis sinna mudelisse sisse läheb, on seesama 80% mis võiks siis olla seesama puistu kõrgus ja samamoodi saame me siis proovitükkide põhjal lähendada siia mudelile tema parameetrid A, B, C ja D ja lisaks läheb siia mudelisse sisse meil ka veel 25%. Tulemused ei ole nii ilusad, kui tahaks. Viga jääb sinna kuskil 20% juurde üldmudeli puhul, aga kui me võtame siis eelinfo ette, et meil on olemas lehtpuumetsad, meil on olemas okaspuu domineerimisega metsad, siis me näeme, et tegelikult see viga läheb natukene paremaks. Seose tugevus on ikkagi seal 0,8 ja tegelikult ongi see, et okaspuude puhul see kaugseire toimib meil natukene paremini kui see lehtpuudel. Juba see lehtpuude omavaheline eristamine on kaugseire jaoks natukene problemaatiline, sest lihtsalt selle spektraalne info ei erine omavahel nii palju oluliselt, aga tuleb leppida sellega, et meil on sellised metsad ja minna edasi. Kui me nüüd võrdleme siis seda meie arvutatud mahtu lidari pealt 2 katsealal ja kõrvutame seda siis näiteks metsaregistrist meile tuttava tagavaraga, mis siis on kogutud taksaatorite poolt, siis me näeme, et lidar süstemaatiliselt hindab kõrgemaks seda mahtu. Siin kuni 250-300 on see vahe süstemaatiliselt üsna standardne, aga sealt edasi see vahe üha suureneb. Mis tähendabki seda, et kui siis neid kaarte või rakendusi kunagi kasutada, siis tõenäoliselt võib arvestada seda, et lidar hindab võrreldes taksaatoriga seda üle. Või kõrgemaks. Mida veel saab teha? Nagu Ants mainis, siis Eestil on juba vähemalt 2 või mitte 3 tiiru
neid lidari andmeid olemas ja mida kaugseired tihti teevad, kui sul on 2 andmekihti, siis erinevast ajast sa hakkad neid võrdlema. Siin siis näide, kus on aastal 2009 lidari pilv ühelt eraldiselt ja aastal 2013. Me teame, et seal eraldises tehti aastal 2012 harvendus ja me näeme, et see pilt muutub. Mis siis on see info, mida me peaksime sealt otsima, et saada aru, et tuvastada siis nii-öelda neid harvendusraieid, sest tegelikult lageraiete tuvastamine on üsna lihtne, seda saab teha ka kaugemalt, ei pea lennuki pealt tegema. Ja leidsime siis, et kõige paremini kirjeldab seda harvendusraie toimumist katvuse hinnang. Aastal 2012 arvutatud eraldiste katvus, aastal 2018 arvutatud eraldiste katvus. Võrdleme puistutes, mida ei ole harvendatud, näeme, et ta on üsna seal 10% mõõtmisvea piires. Ja võtame need eraldised, kus me teame, et on toimunud harvendus, siis me näeme, et nad tulevad siit parvest välja, see katvuse muutus on suurem ja keskmiselt võib öelda, et ta oli seal üle 20% kindlasti. Aga kui me vaatame kõrgust, siis kõrguse muutus on tugev lageraiealadel, nagu Kants ütles tegelikult, aga arvendatud eraldistes me sellist järsku kõrgusmuutust ei näe, samas me näeme seda katvuse muutust. Ja kui nüüd võtta siis see pikk jutt lühidalt kokku, praeguseks hetkeks on siis kogu Eesti välja arvatud Saatse-Saabas kaetud lidari andmetega. Meil on olemas erinevad proovitükkide andmestikud, mida me saame kasutada ja lähendada siis igale regioonile omale kõrgusmudelid ja tekitada läbi selle siis Eesti kõrguskaardi. Et kui me vaatame siis seda lähemalt, siin on siis, mina kasutasin 12,5 meetrist pikslit, igale pikslile on arvutatud siis metsa kõrgus. Ja sarnase asja saame tekitada ka mahu kohta, kus me siis näeme samamoodi, et igale pikslile on arvutatud või hinnatud puistu tagavara. Ja kuna nimeks on siin visioonikonverents, siis jõuan kiirelt rääkida ka natukene, mis võiks tulevik ette näha. Et praegusel hetkel on meil kasutada umbes sellised punktipilved, kus on siis seal uue lidari puhul umbes punkt ruutmeetri kohta. Ja kui te mõtlete, et meil on 1 punkt ruutmeetri kohta, et mida suudab see metsas kirjeldada? Tõenäoliselt mitte midagi väga. Vähemalt mitte detailselt, siis me peamegi hakkama tegema selliseid suuri üldistusi, 12-meetriseid, 10-meetriseid piksleid, aga on olemas ka alasid Eestis, kus on tehtud väga tihedaid andmestikke. Järvseljal on olemas ürgmetsakvartalid ja muud alad, kus siis on tehtud väga tihe madal lend. Seal on juba punktitihedus 100 punkti ruutmeetri kohta ja tegelikult siit küll paistab halvasti välja, aga siin hakkavad juba joonistuma välja detailselt puutüvede kujud, võrakujud ja tegelikult ongi tulevikus siis, kui siin järgmised inimesed tulevad, räägivad droonidest, juba praegusel hetkel on need lidarid pandud drooni peale ja kui meil hakkab olema juba nii tihe andmestik, siis saab hakata puid tuvastama ka üksikuid puid seal ja arvutada neid asju palju täpsemalt. Ja see olekski siis minu poolt kõik. Jällegi, kas saalist on küsimusi? Kui küsimusi on, palun tõstke käsi püsti, siis tuuakse teie juurde mikrofon. Võite häält ka teha, sest muidu võib juhtuda nii nagu eelmine kord, et keegi tõstab käe püsti, aga ta jääb kaamera taha, nii et ma ei näe teda. Ma olen kohvipausil ka, nii et. Teine variant tõepoolest on võtta kohvipausil nööbist kinni ja küsida eraldi. Kui tõepoolest saalist praegu küsimusi ei ole, siis aitäh. Aitäh. Ja kingitust samamoodi 100 aastat Eesti metsa kõikidele tänastele ettekandjatele.